See lugu räägib minu eest kahest asjast, kuidas üks väga isiklik kogemus, üks väga isiklik läbielamine võib pöörata terve maailma pahupidi. Caligula on sellise natuuriga tegelane, kes reaalset maailma absoluutselt mitte millekski ei pea ja seetõttu võtab ta ette selliseid käike, mis pööravad pea peale kogu nii-öelda nagu valitsuse süsteemi ja kaasa arvatud ka kodanike elud, sellepärast et keegi ei tea enam täpselt, mida homne päev siis nüüd tuua võib. Tema mentaalne seis on siis selline, et ta hakkab endale ette kujutama seda, et ta ei ela enam reaalses maailmas, et ta viibib metafüüsilises maailmas, et ta elab nii-öelda ainult ajaloo jaoks. Mis vabastab teda siis igasugustest nii-öelda nagu realistlikest ja puhtpsühholoogilistest empaatiatest ja tekitab temas täieliku sellise plahvatusliku minnalaskmise tunde. Ja teine aspekt on see, et selles maailmas olevad inimesed, kes on harjunud teatava korrapäraga ja tõsiseltvõetavusega, ei suuda enam ilmselge nii-öelda nagu agressiooni ja probleemide kuhjumise juures vastust leida sellele, kas seda takistada või lasta sellel olla. Ja see on väga suures hulgas ka paljude meie hädade põhjus, et me näeme küll jamasid kuhjumas, aga me mingil põhjusel ei astu mingisuguseid samme, et neid hädasid nii-öelda nagu likvideerida.